siit avapile on ka kõlanud, Pärnu Vaprus pani palli mängu. Alliku paremal äärel. Lõikab keskele. Liika Alliku läheb kaugelt löögile vasakuga ja Nõmm tõrjub ja jätkuolukorras Sild. 1-1 ettevõtmise koht Silla vastu. Alama võtab ka nüüd senderdus kõrge kaarega. Alliku saab palli kastist maha, sealt jätka. Kaugelt tuleb löök ja tuleb päris ohtlik löök, aga läheb siiski väravast mööda ja Danil Kuraksin päris pikemat aega mänginud parem kaitses olude sunnil, sellepärast et võib öelda, et sel hooajal ikkagi hooaja esimeses pooles oli paremal äärel nüüd Kapper. Alama vastu, võtab Alama ette, läheb mööda ka, endiselt Kapper, leiab veel Silla, sealt tuleb kaugelt tuleb löök Kauberilt ja sealt värava eest ka Limberg saab jala kuidagi vastu, aga leiab Kuraksini, Kuraksin suudab palliga väljakul hoida, läheb Kuraksin, ruumi tal on, otsib nüüd sööduga karistusalast Usta seal, aga löögile korralikult ei pääse või mingisuguse löögiürituse suutis teha, aga viimased söödud lõpplahendused praegu on Vaprusel soovid jätnud, kui siit hästi kombineerib. Flora on päris hea võimalus, nüüd Kukkonen tuleb ka sööd karistusalasse, läheb ja tuleb löök, aga Nõmm selle tõrjus ja Usta proovida sai mängu ilmselt parim võimalus seni sel aastal hästi mänginud. Siit tuleb senderdus karistusalasse, pall lahtine, sealt tuleb mingisugune jätk ka Rauno Allikult, aga saabki löögi kirja Alliku, aga korralikult võitlevad ka Kapperiga. Tegi tema takistamiseks kõik võimalikku. Alama nüüd vasakul äärel saab palli, taas Silla vastu 1-1. Läheb palliga karistusalasse ka, madal sööt värava ette, seal pall lahtine, endiselt lahtine, aga lõpuks väravas kas Marten Kukkonen. Diagonaalpall vasakul äärele. Alama võttis palli maha. Läks Sillast mööda. Pall värava ette ja sealt Kukkonen lõi, aga tundus, et Aaloa jalgades pall lõpuks võrku läks. Jah, nii on. Kukkonen selle värava enda nimele saab. Lihtsalt Aaloal Vapruse vaatevinklist õnnetu puude. Palli veel mängu igades keskringist ei ole pandud, ehk et VAR kontrollib siin võimalikku suluseisu tõenäoliselt, kas siis Alliku võis seal. Alliku saab palli omaks ka, tõuseb paremalt äärelt ka Kuraksin, aga läheb hoopis sööt karistusalasse, Usta löögi tõrjub Nõmm. Ja ikkagi käis pall üle otsajoone, ehk et 4. nurgalöögi saab Flora. Ja Kukkonenilt tulebki senderdus ja tuleb päris hästi ja tulebki teine värav ja Oskar Pihela 36. minutil lööb Flora 2-0 juhtima. Samuti Vapruse vastu, ehk et meeldib skoorida pärnakate vastu. Näeme uuesti, Pihela kerkib kõige kõrgemale ja seal võitluses Uku Nõmmega ei anna Vaprusele väga variantigi. Kerkis Pihela kõrgele ja peaga palli võrku suunas. 2-0, Flora juhtimas. Pehmeks muutuma. Kuraksin. Kolobov võib ise ka lüüa, lähebki lööbik ja keerutab, aga keerutab napilt mööda. Mihhail Kolobov 44. minutil. Näeme uuesti seda Kolobovi lööki. Keerutas, aga ja siia tõenäoliselt esimene poolaeg ka lõpeb. Nii on, esimene poolaeg on lõppenud. Ei ole see vihmasadu siin teda segamas, igatahes teine poolaeg on käima läinud ja Millota ebaõnnestunud sööt, aga ise jõuab esimesena pallini ja kohe pikem pall vasakule äärele Viidase. Kuraksini vastu, võtab 1-1 ette, lõikab keskele, läheb kaugelt löögile ka, aga lööb meetri 2 jagu üle värava. Tovstik väljakult ära tuli, on tal siin olnud tervisega veidi muresid, aga siin Vapruse võimalus nurgalöögist. Vasakul variant on sööta ka Viidasele, aga läheb senderdus karistusalasse ja Grünwald klaarib rusikatega. Noormees kõrgliigas väljakul astub.
Aalvalt läheb hea sööt Viidasele, Viidas palliga karistusalas, tuleb sealt löök ka ja Viidas lööb ühe tagasi 71. minutil. Kevin Aalva tõusis palliga, supervärava sööta Aalvalt siit Flora mängijate vahele ja kuidagi kavalalt tõstis ka nüüd Viidas palli üle kaitsja, üle väravapahi. Floralt pall paremal äärel, Alliku võtab selle maha ka, Kukkonen on karistusalas, saab palli ka, Kukkonen lööb ja Nõmm tõob alt nurgast ära. Jätkub Flora rünnak, Usta otsib löögi kohta, aga ei leia seda praegu. Blokeeris selle Pihela. Pihela ise oli valmis kohe kontrasse jooksma, aga praegu hoopis jätkub Vapruse rünnak. Aalo tõob palli värava ette, sealt Limberg peaga, aga suunab mööda. Suunab mitu meetrit väravast mööda. Ja sisulise võimaluse. Lähebki otse löögile sealt. Tundub nii ja keerutab, no mitte palju, ristnurgast mööda. Karl Möll, Flora peatreener julgelt vahetab, annab siin noortele võimalusi, siit tuleb kaugelt löök Varjundilt, aga Nõmm toob selle alt nurgast ära ja nüüd on täis tõenäoliselt ja ongi juba lõpuvile kõlanud. Flora saab Vapruse üle raske 2-1 võidu.